Tervitus, Merike ja numbrite keel. Jaa, kuulge, täna on 11. oktoober. Ma ütlen meelega praegu selle kuupäeva, sellepärast, et kui sa satud seda vaatama aasta pärast või 2 kuu pärast, siis sa tead, et me oleme 11.10.25 praegu räägin. Ja, et eile sai nii vahva asi üles pandud. No minu meelest natukene teistsugune ja arvutage seda, vaadake, millised on teie sellised aastakümnendad, kus on kõige rohkem sellist edukuse energiat. Tegelikult edukus mitte ainult raha mõttes, et ma olen ise ka hullult seal selline, kuidas ma ütlen, hämmingus, kui ma seda tegin, sellepärast, et see oli nii huvitav. Ma tegin küll näite põhjal, peale seda ma tegin ka oma lähedastele ja endale aga siis see tõusujoon ei ole jah ainult raha suhtes, siis kuidas päike mängib nii kihvtilt. See on igas mõttes, kõik läheb ülesmäge. Ma tahtsin natukene siin vastata üldiselt küsimustele, mis on nüüd tulnud. Et eile oli nii armas. Teate, kuidas see soojendab mu südant? Tuli selliseid mitmeid kirjakesi, et see, oota, kuidas on see paber, kuhu ma kirjutasin, on nagu vastand või ma ei tea, kuidas seda nüüd ütelda. Ma ei oska seda kirjeldada. Ja ma olen üsna algaja alles selles YouTube'i maailmas, arvutimaailmas üleüldse. Mu nägu kaob ära. Et tähtis on see, et te saite pointist aru, seepärast ma ka rääkisin, ma küll vaatasin kaamerasse seal ka niimoodi, keerasin ennast alla. Et te näete ja siis ma vaatasin, et ongi ta kurbedi, noh, mis ikka teed. Et siin ma mängin praegu päiksega, ei ole YouTuber. Keegi ütles, et peab ülevalt tegema, siis näed kõhnab välja. Natuke nalja ka. Alt ka on päris kõhna. Ja, okei. Nina on ikka suur, mis sa teed, vaatad alt või kõrvalt või. Ükskõik kus kohast ikka on nina. Nii, ja lähme siis tagasi. Ehk siis see skaala näitab sulle sinu võimalusi, et millal on kõige parem potentsiaal näiteks investeerida. Kui sa näed, et skaala läheb seal nagu allapoole selles aastakümnendikus, siis ei ole mõtet võtta nagu suuri riske. Siis lihtsalt niimoodi vaikselt toimetad ja see ei tähenda, et sa lähed totaalselt miinusesse. Nii huvitav küsimus oli see ka, et aga kui mul on lõpus 0, minul on ka lõpus, mulle vist lõpus 1 täitsa. Noh, mis lõpp on ju 80-ndates. Hakkab jälle kõik pihta, on otsast pihta. Aga see tähendab seda, et paljudel tuli ka see vastus, et lõpp on nagu nii kõrge ja siis korraga see 80-ndates läheb nagu alla. See tähendab seda, et sa oled nagu tohutult palju teinud tööd. Ongi aeg lihtsalt nagu võtta rahulikult. Mis sa seal ikka tututad? 80-selt ei ole ju enam 20-se energia. Ja ma ka vaatasin seda sellise pilguga, et seal mingi 12-aastasena olingi ühe peal, skaala peal, noh, siililegi selge. Taskud tühjad, ei oska ka midagi nagu teha ja ei ole soovigi midagi teha, sellepärast, et sa ei teagi veel soovida. Lihtsalt vaikselt chillidki seal. Seda, mis saad, see on hästi ja kui ei saa, siis on ka hästi. Siis mõtled seal teiste sõpradega mingisugust pättust välja ja nii edasi. Et nii see on. Siis tuli veel küsimus selline, et aga kui mul tuli 5 numbrit, mis ma siis teen? Siis see on küll huvitav, selles suhtes, et ma arvasin, et miinimum, mis numbrid võib tulla, tuleb 6 ainult. Et seal peab kokku saama 7 numbrit. Siis paned ette lihtsalt 2 nulli. Ja üks minu klient kirjutas lausa mulle ka ja siis ma arvutasin uuesti tal seda, aitasin arvutada ja ta tuli välja, et tal on lõpus ka 0, et ainult 1 nulli oli vaja ette, et tal ei olnudki 5 numbrit, vaid tal oli 6 numbrit, et viimane on 0. Et seal nii nagu ma ütlesin ka, et see 0 on oluline seal. Vot, äkki on sellest abi. Ja vahva on see, et te kommenteerisite ja see on lihtsalt nagu üks sellistest asjadest, mis siin numeroloogias on. Ja nii nagu ma ütlesin, et kui te teate veel mingisuguseid huvitavaid asju, et pange kommentaaridesse või saatke mulle isiklikult, et vot sellest võiks ka rääkida. Ma olen väga-väga tänulik nendele, kes panid isiklikult mulle kirjakesi, seost, et ei tahtnud avalikult kommenteerida ja see ongi täiesti okei. Ja mulle meeldib selles suhtes, et tähtsite seda välja rääkida. Ja minul ka natukene nagu arusaadavam jälle, et ma õpin ka kogu aeg mingite numbrite ja asjade peale. Sest ega ma ju ka katsetan, nagu te näete, ega ma mingi spetsialist ei ole. Ma ise kujutan ette, võib-olla 2 aasta pärast mul on kõik, saad aru, õhus on graafikud, ise ka hõljun võib-olla õhus, ei tea.
noh, eks elu näitab. nii me õpime siin kõik. vist äkki saigi kõik. see oligi see asi, mida ma tahtsin tulla. ja üks asi veel tegelikult ma kasutan nüüd ekraani juhust, et see video, kus kohas on, mida tähendab aastas viimane number, siis noh, ütleme võib-olla 100-st 2 on öelnud, et absoluutselt ei ole mina. noh, see on ka okei. Sellepärast, et see on ju üleüldine informatsioon, on ju, ma ei räägi sinust isiklikult. Ja tasub kuulata, mis seal teiste numbrite kohta on siis räägitud. Et eks mina kuulasin kõik oma numbrid ära, mis mul aastas on. No minu aastakäik on 1978. Kõik täiega nagu sama keeldi. Oli mingi koht, mis mulle ei meeldinud, aga no peab meeldima. Nii nagu te teate siin, kuningas ja kuningatar on see number 1 number. Noh, mis sa teed? Ma võin küll lükata siin rinna kummi ja ütlen, et mina küll ei ole selline. Teatud situatsioonides elus on ikka küll. Lükkad rusika lauale ja ütled, et kuuled või? Lõpete kohe ära. Mis sa teed? Nii on lihtsalt. Ei saa ju kogu aeg olla mingi lambakene. Sest mul on mingid teatud numbrid, mis teevad vahest must lammast. Sellist nagu järeleandlikud liitu, kõik on nii hästi. Ja siis on mul need mingid teatud ühed seal sünnipäevas ja aastas, mis lükkavad kuule sellised hambad kuule ristisuused. Veri tuleb igemetest. noh, siis see lihtsalt on niimoodi, et see on nii huvitav selles mõttes, et eks ma ikka ju tean ka, kuidas need asjad seal käivad ja ma panen väga hästi tähele teatud asju, sest need, kes ütlevad hästi selliselt konkreetselt midagi, et noh, tegelikult nii polegi öeldud, nagu ma tahan praegu välja ütelda, et selliseid inimesi meil kanalil ei ole, aga igasuguseid on küll aru saite, 3 punkti tahtsin seal ütelda. Nii kõva tuul tuli, et šonks läks sassi. Sätsin metsa video jaoks ilusa šonksi ja ongi sassis. Tegelikult ei sättinud midagi. Vot, nüüd sai kõik räägitud, ehk siis kuulake videotes neid teisi numbreid ka, mis ma seal räägin. Seepärast, et üks on võib-olla võimsam kui teine ja tegelikult aastakäikudes ka samamoodi. Kõik asjad mõjutavad. Ainuke asi, mis ma mõtlen, et ärge hulluks minge kunagi. Elage lihtsalt tavalist elu. Mina ka täna trimmisin koeri ja koristasin kodu ja numeroloogiat üldse ei mõelnud. Kõrvaklappides kuulasin muusikat ja chillisin ja lahe oli. Ja näete, siin ka üks chillib täiega. Elu nagu Ernes. Rassu. Tada! Näed siis. Koera elu. Kes ütles koera elu? Koera elu on jumalast chill. Kõik see räägitud. Ma näitan teile memme ka. Memm navigeerib siin vaikselt. Ma näen, kuidas ta vahest ärritub, kui ma võtan mingi lisaringi. Praegu ta ongi, vaadake, kõrvad selja taga. Vaatab taha. Oho, nii pikk ring. No, ei tea, kuhu see mutt veel hakkab minema. No, pole midagi. Kõrvad selja taga, minu meelest on see märk selle peale, et ta on päris vihane mu peale. Täiega siin paneb täiega chilli. Tšau! Nägu sossis. Vot niimoodi, võtke teie ka seda elukest nõksukene lõdvemalt. Aga kuulake numbreid, seepärast numbrid on väga huvitavad. Ja kinnises klubis, siis nii nagu ma ütlesin, ma tahtsin natukene võib-olla veel korraks rääkida seda, ma ühes videos rääkisin ka, et liitumine kanaliga on täiesti tasuta, aga siin selle YouTube'i kanali numbrite keele sees on veel oma klubi liikmelisus. No sassi läheb täiega minu lokid. ja on klubi liikmelisus ja sinna ma panen siis natukene sellist, mitte natukene, aga ma ei tea veel, kuhu see kõik läheb, sellepärast, et nii palju asju on, mis on juba kirja pandud, ajad planeeritud ja tuleb sellist vaimset poolt, tuleb natukene sellist teistpoolsust, huvitavaid osalejaid on, tuleb poolvääriskividest rääkima üks naine. Siis täna kirjutas mulle üks imearmas naine, kuulsin temast juba natukene, ma pole talle veel vastanud, kohe vastan. Ja et vaatame siis, ma ei ütlegi, millega tema tegeleb, aga huvitav on. Tulevad tarokaardid ja siis tuleb üks naine, te kõik teate seda naist, tuleb rääkida siis ka karmadest ja ma ei tea, millest kõigest ta räägib, seepärast, et ta
on väga huvitav naine. Nii nagu Mailagi. Mailaga on meil 2 videot tehtud ja Mailaga on meil veel tegelikult päris mõnusaid asju tulemas. Me oleme juba pannud kirja. Ja samas teen siin kirjalikke kliente ja siis teen ka suulisi kliente ja suulised kliendid ka aitäh, kes te kõik seal kannatate ja ootate sõrmed ristis, millal su järjekord tuleb. Mõned on kirjutanud ka. Ma ei ole mitte kedagi ära unustanud, kogu aeg teen teid ka järjest. Ja siis vahepeal tuleb elu vahele. Siis naudime elu. Koristame ja kasutame tolmuimejat ja selliseid asju. Ja jalutame metsas. Mega lahe ilm on igastahes. Kuulge, davai, tulge välja kõik. Kust olete? Mets on tühi. Ühtegi inimest pole. Ja vaat niimoodi. Kuule, egas midagi. Pane kommentaari siia ja ma ei teagi, mille peale kommentaari paned. Tegelikult ma tean küll. Pange siia selline kommentaar. Te juba panite küll selle video peale, mis seal eile siis oli välja pandud 10. Siis pange sinna, et kuidas töötas, kui sa veel ei ole kommenteerinud, pane ka sinna eilse video alla, et see on ka täitsa okei. Ma niikuinii vastan kõigile ja kasutage kindlasti seda oma lähedaste peal ka. Ma tulen ka suruma veel oma poegadele seda nina ette ja saadan pildikese miniatele. Mõnikord nad ikka usuvad ka seda. Siis ma räägingi, et kui mind jälgib juba 2000 inimest, et ju siis me ikka räägime midagi tõtt ka. Ja on see ikka nii põnev. Ega ma ise ka alguses, kui sinna maailma läksin, siis mõtlesin, et kuidas ikka võimalik võib olla, et see number räägib nii päriselt nagu minust, et kuidas see, et kus ta teab. Ja siis näed, siin ma olen. Siin ma vaatan numbrile otsa ja juba hakkab toimetama. Juba räägib minuga. Näed, Lissu tuleb 19. päeval sündinud. Kõrvad selja taga, jube vihane. Ja, ta saab aru, et me oleme seda ringi juba teist korda praegu käimas. Ja nii ta on koera elu. No nii, tšau kakao. Ja käige õuestada kindlasti. Väga mõnus ilm on. Kui sul on liikumisega raskusi, siis vähemalt tee akal lahti ja vaata aknast välja. Nagu mega mõnusalt tõmbab löörid puhtaks. Mul on vaibad praegu õues tuldumas. Vaatame, kui tuppa lähen, koju lähen, äkki on ära lennanud. No nii, lendavad vaibad. Tšau. Verike numbrite keel. Ja kusjuures, kui sa tahad endale seda isiklikku, seda sünnikaardi analüüsi, siis vaata sinna numbritekeel.ee lehe peale. Seal on palju valikuid. Ja saame kokku leppida ka selles, kui sa tahad natukene seda summat jaotada. See ei ole ka mingi probleem. Paljud ka kasutavad seda. Et kõik on võimalik lihtsalt. Esimese asi, mis tahan ütelda, et lihtsalt see, et mõtle, et sa, mis sa mõtle ja ma tahan väga, et sa oleksid valmis lihtsalt selle vastu võtma, mida sa sealt kätte saad. See on kõige olulisem. Ja, no nii, tšau. Nüüd on tšau.